Tervist, mina olen Rain ja olen Robotexiga seotud olnud vist peaaegu et kõige kauem, üle 10 aasta juba. Ja esimene kokkupuude Robotexiga oli juba kooli ajal, kus sai käidud Robotexil karu päästmas, aga viimastel aastatel olen osalenud sellisel toredal võistlusel nagu labürindi läbimine, mida välismaailm tunneb rohkem sellise sõna all nagu mikromaus. Roboti ülesanne on jõuda labürindi nurgast labürindi keskele, kusjuures ette ei ole teada, milline on labürindi ülesehitus sel hetkel. Võidab see, kes jõuab sinna kõige kiiremini. Hästi lihtne ülesanne pealtnäha, kuid tegelikult on tegemist suhteliselt keerulise ülesandega, millel on väga palju lihtsaid lahendusi. Kui paljude teiste ülesannete puhul on vaja väga keerulist, kallist mehaanikat, siis labürindi roboti saab ehitada ka väga odavatest juppidest ja me oleme testinud, see on võimalik lahendada ka Lego komplektiga. See ei ole lihtne, ei soovita, aga see on võimalik. Labürindi läbimine on vaja jagada enda jaoks etappideks. Kõigepealt on vaja robot saada sõitma, ehitada endale koridor, sõita seal koridoris edasi, tagasi, nii kaua, kuni robot saab sellega alati ideaalselt hakkama. Siis võtta ära paremalt sein, võtta ära vasakult sein, vaadata, kas robot saab ikka veel otse sõitmisega edasi-tagasi väga hästi hakkama. Kui sellega robot hakkama saab, siis on vaja hakata kaardistama labürinti. Selle jaoks on väga palju erinevaid algoritme, tuleb natukene Google'it kasutada, aga robotile on vaja selgeks teha nüüd see, et niimoodi sõidame nüüd 2 ruutu edasi, siis keerame paremale, sõidame jälle ruudu edasi vasakule, et oleks võimalik selliseid lihtsaid käsklusi robotil täita. Kui robotile on selline tarkus selgeks õpetatud, siis ülesande lõpuni lahendamine on juba lihtsalt aja küsimus ja edasi käib roboti töö kiirendamine. Ehk siis kuidas saaks seda roboti ülesannet lahendada võimalikult kiiresti, võimalikult optimaalselt, niimoodi, et ta ei peaks käima läbi tervet labürinti, et leida üles see lõpuruut. Ja see ongi kõik, mida vaja on. See, et mul on üle 10 aasta Robotexi kogemust, ei tähenda seda, et mina hakkaksin Robotexi robotit ehitama detsembri esimestel päevadel. Ei, see aastate pikkune kogemus pigem kindlustab seda, et iga aasta on vaja panustada sinna väga palju aega. Ja praegu suuremate ülesannetega on juba ammu viimane aeg roboti ehitamisega alustada. Väiksemaid roboteid veel jõuab väga hästi teha ja nii hästi, et nendega on võimalik võtta ka poodiumi koht. Ma ei garanteeri kindlasti mitte esimest kohta, mitte kellelegi. Robotexil osalema kutsub mind alati see, et seal on mingisugune väljund sellele, mida ülejäänud aasta kas siis ülikoolis või koolis üldiselt saab väga teoreetiliselt. Kui sa kodus robotit ehitad, siis alati on tore, kui ta sul, ma ei tea, mängib koeraga või koristab tuba, aga Robotexil on võimalik proovida, kes suudab kõige paremini mingisugust ülesannet lahendada. Ja kuna Robotexil on nüüdseks väga palju erinevaid ülesandeid, kuigi algusaastatel oli kõigest 1, siis on valikut väga palju, on väga erinevale tasemele ja mitte kunagi ei hakka igav, alati on võimalik leida endale just see võistlus, mis minule huvi pakub ja viimastel aastatel ongi olnud selleks labürindi läbimine. See, et teil kogemused hetkel puuduvad, ei tähenda mitte midagi. Nende alles jäänud kuudega on võimalik endal robootika selgeks teha, robot valmis ehitada ja Robotexil täiesti edukalt esineda. Tulge kindlasti!